Toiduhügieeni koolituse 9. osas räägime isiklikust hügienist. Isikliku hügieeni eest hoolitsemine ja ettevõttes kehtestatud reeglite täitmine on iga töötaja kohustus. Töötajatele tingimuste loomine hügieeninõuete täitmiseks on aga juhtkonna vastutada ja sellele tuleb tähelepanu pöörata kogu aeg. Isiklik hügien on oluline, sest inimene kannab bakterid edasi käte ja nahaga, köhimisega, aevastamisega, nohuga ja juuste kammimisega. Isiklik hügien algab kodust. Puhas ihu, puhas pesu ning elementaarsed hügieenireeglid. Käte puhtus, kui tihti ja kuidas pestakse käsi, samuti käte korrashoid ja lakita maniküür. Suuõõne puhtus, katkised ja pesemata hambad on mikroobide pelgupaik. Koolituse läbimine enne tööle võtmist ja edaspidi. Puhas ja korrektne tööriietus, sealhulgas jalanõud. Käitlemisruumides kasutatakse vaid selleks otstarbeks mõeldud jalanõusid. Nii-öelda koju nendega ei minda. Isiklike asjade hoidmine eraldi toidu käitlemisruumidest. Juuksed, habemed peavad olema kaetud ning teenindajatel juuksed patsis. Ehete mittekandmine, need on bakterite pelgupaigaks. Samuti võivad ehted sattuda toidu sisse. Parfüümi minimaalne kasutamine. Söömine, joomine ja suitsetamine selleks ette nähtud kohtades. Ebasobivate harjumuste vältimine, näiteks köhimine toidu kohal, higi pühkimine käega, küünte närimine ja nii edasi. Vigastused kätel tuleb katta värvilise plaastriga. Töötaja peab informeerima oma otsest ülemust tervisehädadest, näiteks külmetus, kurguvalu, lööve ja paistetus, kõhuvalu, iiveldus. Käte kontakte peaks olema minimaalselt. Toidu otsesel käitlemisel kasuta abivahendeid, näiteks kindaid või tange. Kätepesukohad peaksid olema õigel kohal ja nõuetekohaste vahenditega varustatud. Käsi pese alati, töö alustamisel, pärast tualettruumi kasutamist, toidu käitlemisalale sisenemisel ja enne toidu või inventaari käitlemist. Toore ja kuumtöödeldud toidu käitlemise vahepeal, pärast tooraine või saastunud materjalide käitlemist, pärast juuste puudutamist või kammimist, peale söömist, suitsetamist, köhimist või nina nuuskamist, pärast nina, kõrvade või suu puudutamist, pärast toidujääkide või jäätmenõu puudutamist, pärast kemikaalide kasutamist, peale kättpidi tervitamist, pärast raha käsitsemist, pärast jalanõude puudutamist, põranda või muu määrdunud pinna puudutamist, enne kinnaste kätte panemist ja pärast äravõtmist ning kogu päeva vältel nii sageli kui vajalik mustuse eemaldamiseks ja toote saastumise vältimiseks. Sama oluline kui kätepesu on ka käte kuivatamine. Käsi pestes väheneb bakterite arv nahal, aga niisketelt kätelt kanduvad bakterid lihtsamini teistele pindadele. Hea kätehügien nõuab korralikku kuivatamist ja kõige parem on selleks kasutada ühekordset paberkäteretti. Kuidas siis õigesti käsi pesta ja kuivatada? Kui sa pesed käsi õigesti, siis võtab see aega umbes 40–60 sekundit. Kõigepealt niisuta käed sooja veega. Teiseks, doseeri nii palju vedelseepi, et sellega saaks sisse hõõruda mõlemad käed. Hõõru peopesasid omavahel. Aseta parem peopesa üle vasaku käe selja ja hõõru puhtaks sõrmede vahed. Tee sama ka teise käega. Siis aseta kokku peopesad ja hõõru puhtaks sõrmede vahed. Pane parem käsi rusikasse ja aseta see vasakusse peopesse. Liiguta mõlemad kätt edasi-tagasi. Korda sama ka teise käega. Võta parema käega kinni vasaku käe pöidlast ja hõõru see puhtaks. Korda sama ka vasaku käega. Aseta parema käe sõrmed vasaku käe peopesse. Tee ringeid liigutusi puhastamaks küünealuseid. Korda sama ka teise käega. Seejärel loputa käed sooja veega. Kuivata korralikud käed ühekordse kätekuivastuspaberiga. Sule kraan kasutades kätekuivatuspaberit. Ava jalaga prügikast ja viska kasutatud paber ära. Sinu käed on nüüd puhtad ja ohutud. Isikliku hügieeni olulisus sätestab ka määrus 852/2004, mis ütleb: käitlemisettevõtte töötaja peab hoidma isiklikku puhtust ning kandma puhast tööriietust ja vajaduse korral eririietust ning peakatet ja jalanõusid, mis on kergesti puhastatavad või ühekordselt kasutatavad. Eririietuse pesemise korraldab käitleja. Eririietust pestakse ruumis, kus toitu ei käidelda. Käitlemisettevõtte töötaja peab teavitama käitlejat tervisehäiretest, haigustest, kontakteerumisest nakkushaigega või muudest ohtudest, mis võivad põhjustada toidu saastumise. Töötajad, kes võib levitada nakkustekitajaid või parasiite või kellel on muu tervisehäire või haigus, ei tohi lubada tööle, kus ta võib toitu saastada.
Toitu käitlev töötaja ning oma tööülesannete tõttu toidutoorme või toiduga ja selle käitlemisvahenditega vahetult kokku puutev töötaja peab sageli ja hoolikalt käsi pesema. Käsi pestakse enne tööle asumist, pärast tualeti kasutamist ja muudel vajalikel juhtudel. Tegevus, mis võib põhjustada toidu saastumist, nagu söömine ning suitsetamine, närimine, sülitamine või muu ebahügieeniline tegevus, on käitlemisruumis keelatud. Sisselõiked ja haavad tuleb katta sobiva veekinda plaastriga. Eelistatud on värviline plaaster. Nii on hästi näha, kui see hakkab lahti tulema või midagi muud sellist. Kätel plaastri kasutamisel tuleks täiendavalt kanda ka kindaid. Kui märkad plaastri kadumist toidu tegemise ajal, siis informeeri sellest koheselt vahetuse vanemat peakokka ja ka ettevõtte juhatajat. Kaitseriietuse kasutamise eesmärk on toidu kaitsemine ristsaastumise eest. Tööriietus peab piisavalt katma, tagamaks, et karvad, higistamine ja muu ei saaks toodet saastada. Riided peavad olema heas seisukorras, näiteks rebenemata, mitte narmendama või lõhkised. Kaitseriietus peab olema puhas, kergesti pestav, soovitavalt heledavärviline. Riietust tuleb hoida korras, ladustada, pesta ja kanda nii, et see ei põhjustaks tootele saastumise riski. Kaitseriietust ei tohi kanda tööpiirkonnast väljaspool või koju ja tööle sõitmisel. Sobiva riietuse valimisel tuleb jälgida, et kitlitelt ja jakkidelt oleks välistatud nööpide ja trukkide sattumine tootmiskeskkonda, tooraine sisse või tootesse. Eelistatud on takjapaelaga, lukuga või trukiga kinnituvad kitlid ja jakid. Tegumaa valikul tuleb silmas pidada taskute asukohta. Rinnal asuvast taskust võib tootesse pudeneda esemeid või muud sellist. Kaitseriietus, näiteks kokajakk, tuleb eemaldada tualeti kasutamise ajaks ning puhka või söögipausi ajal. Kaitseriietus vahetatakse ja pestakse iga vahetuse järel, vajadusel ka selle ajal. Ühekordseid kaitseriietusi, näiteks põlled ja mütsid, kasutatakse ainult ühe korra. Kui need on kord juba eemaldatud, siis neid uuesti ei kasutata. Jalanõude talvad peavad välistama libisemise. Need peavad olema ergonoomilised ja hästi puhastatavad. Käitlemisruumides olevaid jalanõusid tohib kasutada ainult käitlemisruumides. Nendega ei minda koju ega tulda tööle. Kasuta kindaid, kui pole võimalik välistada käte kokkupuutumist toiduga. Vaheta kindaid, kui vahetavad toiduaineid, näiteks liha versus köögivili, toores toit versus kuumtöödeldud toit. Pese käsi kinnaste vahetamise vahel ning tea, et pikad küüned ja ehted vigastavad kindaid. Inimesi, kellel on tervisehäired, ei või lubada sellisele tööle, kus võib nende tervisehäirete tõttu toimuda toidutoorme või toidu saastumine. Toiduga kokku puutuvad inimesed peavad läbima meditsiinilise kontrolli enne tööle võtmist ja perioodiliselt vastavalt kehtestatud korrale, tavaliselt iga 2 aasta järel. Tervisetõendi saab töötaja oma perearstilt. Vajalik on röntgenpilt kopsudest. Väljaheidete analüüs ei ole vajalik. Esimese tervisetõendi eest võib töötaja tasuda ise, kuid iga järgneva eest on kohustatud tasuma tööandja. Ettevõttes tuleb koostada toiduhügieeniku koolituse kava, kus kirjeldatakse, millises ulatuses, kelle poolt ja kui sagedasti teostatakse töötajatele toiduhügieeni koolitust. Toiduhügieeni koolituse käigus saab töötaja aru, miks on vaja kinni pidada hügieeninõuetest ja mis siis juhtub, kui nendest kinni ei peeta. See on kõige esimene samm toiduhügieeni tagamiseks ettevõttes. Väga tubli! 3/4 koolitusest on sul nüüd läbitud.